Toitumisnõustamist otsustasin õppida kahel põhjusel. Kuna ma töötan kokana ja viimased 5 aastat olen erakokk olnud, siis tekkis vajadus, et igapäevaselt teha tervislikku ja täisväärtuslikku süüa võõrale perele. Ja teiselt poolt oli, kuna perre sündis laps, siis tekkis nii palju küsimusi, et kuidas, mismoodi, millal, kuidas on õige. Et see oli puhtalt isiklik põhjus õppida. Rahvatervise Akadeemiasse otsustasin tulla soovituse põhjal ja samas vaadates ka õppekava ja õppejõudusid, siis oli kindel valik just see pool, sest õppejõud on oma ala professionaalid ja see oli minu jaoks oluline kriteerium. Terve kooliaasta on olnud tegelikult väga kihvt, et õppejõud on huvitavad, tunnid on huvitavad, koolikaaslased on samuti väga toredad. Et eraldi nagu hetki ei ole, mida välja tuua, aga terve see kooliaasta on olnud äge. Tulevikus ma kasutan kindlasti neid teadmisi, mis ma siin koolis olen saanud. Juba praegu on need õppimise käigus on muutunud mu enda toidulaud 180 kraadi. Ja kui ma selle kooli olen ära lõpetanud, siis ma kindlasti üritan oma kokakarjääri ühendada toitumisnõustamisega. Ja loodetavasti nii ma saan näidata inimesi, kes ei tea sellest maailmast nii palju.